nüüd siis vana kettülekandega mootor maha. Aku on siis selline väike, vanal rattal siis kettülekanne on siis selline, mis on väntamise hammasratas ja teine on siis mootori küljes. See on siis mootor, mootori kett. Ja siis uus peale. Ja see siis on uus aku, mis tegelikult terve ratta kolmnurga vahemikku tühimikku ära täidab. Ja seal on tema laadija, punane telliskivi selle mõõtu. Paberid majandust on ka seal kastis. Lahtine ühendus otsikuga on kaasa pandud. Ja aku küljes tuleb siis kotist välja ühendus, mis siis on ka olemas. Et vaatasime nüüd siis aku üle, aga mis siis veel siin kaasas on? See suur seal on halli värvi kontroller. See on kompuuter. Siin on käsihoovad. Ja siin on see suurepärane rehviga ratas ja võll mootor. Ja näete, siin on veel hammasrattad ka, et saab niisama ka vändata. Pakendis on muidugi veel mootorile lisa. Nii, vana rehv ja ratas on alt. Ratas ootab vaikselt edasi putitamist. Nii, ratas on all ülejäänud ja instrumendid panen ka kohe külge. Käiguvahet ja hammasrattad, kõik asjad. No nii, see on siis nagu kuivalt, et ratta küljes veel seal vahel midagi veel pole. Kuivalt sai ära proovitud ja esimese korraga on kõik ühendatud, igasugused imevärvid ajad kokku, mis on õiged värvid ja mis ei ole ja otsikud vahepeal ühti, kõik ei ole ühest kauplusest. Ja kõik esimese korraga ei ole see kõige esimene toimetamine mul asja juures. Siis nüüd panen asjad peale, pärast kui asjad peal, siis saan uuesti näidata. Ok. Kontrolleri aku ja juhtmestik kõik ilusti mahuvad kotti ära. Nii, ja nüüd kujutest, kui on juba osad asjad peal, enne kui viimased osad kokku tõmban. Kõik on juba ilusasti koti sees ehk oma pea sees. Viiskümmend 4 kilomeetrit tunnis. Vaatan tabloole näituse kohe.
niisiis ei ole kallis jalgrattas, mootor, aku ja ülejäänud kraam teevad kokku 1000 eurot. Ja kui alist kraami tellida, siis isegi praegusel ajal huvitav, kõik tuli kohale ainult väikese nihkega. Tänan vaatamast!
structures with still greater contrast, motion, scale, and some as yet unknown properties, they might be developed through variations that we could recognize in response to direct and emotional